Tere õhtust kõigile! Mul on väga hea meel, et publikus on nii palju inimesi. Ja mul on väga hea meel tervitada teid Toomstorpatensise tervise ja keskkonnasarja tekke esimesele üritusele. Ning tänane üritus kannab siis nime Eesti ökoriigiks. Ja plaanis on arutleda, mis see ökoriik üldse on ja kas ta on Eestis üldse võimalik. Ja mina olen tänase õhtu moderaator Kristjan Haav ja kõigepealt on mul au tutvustada teile tänase õhtu esinejaid. Oma mõtteid ökoriigi osas on meiega jagama tulnud aktivist Roy Strider, ökokogukonna esindaja Liina Järviste ja majandusteadlane Andres Sarrak. Enne kui alustame diskussiooniga, selgitan lühidalt, kuidas tänane õhtu hakkab välja nägema. Hetke pärast saavad esinejad võimaluse avasõnadeks, mis järele esitan täpsustavaid küsimusi. Ning kuigi vastustele ajapiirangut ei ole, siis jätan endale moderaatorina õiguse esinejaid viisakalt katkestada, et teemadega edasi minna ja ajakavast püsida. Ja õhtu jooksul ootame ka publiku aktiivset diskussioonis osalemist. Võimaluse küsimuseks annan lühidalt ürituse keskel ja pikemalt ürituse lõpus. Üritus kestab orienteeruvalt 1,5 tundi ja lõpeb umbes kell 9. Ja esmalt jagaksin lühidalt enda arusaama ökoriigist. Olen lugenud, et ökoriik on riik, kus ühiskond väärtustab keskkonnasäästlikku eluviisi ja öko kui selline tähendab valdavalt siis rohemajandust või siis täielikku orgaanilist põllumajandust ja kasutatakse taastuvenergiat ning lisaks võiks tähendada veel tarka, tasakaalukat ja jätkusuutlikku majandamist. Hetke pärast näeme ka, kui palju või kas üldse esinejad nõustavad minu arvamusega. Pikema sissejuhatuseta annaksingi nüüd sõna esinejatele ja paluksin esmalt Roy Strideril rääkida, miks ökoriigi idee talle on oluline ja mida tema selle mõiste all üldse näeb. Palun! Aitäh! Ja kõigepealt tore näha, et siin on üsna palju inimesi tulnud kuulama meie mõtteid ja ideid. No, mina olen viimasel 2 aastal päris palju sõitnud mööda Eestit ringi ja täpselt niimoodi kohtunudki inimestega ja rääkinud ideest, mõttest ja Eesti arenguvõimalustest ökoriigina. Olen sel teemal ka pisut kirjutanud ja rääkinud nii raadios kui televisioonis. Mis siis on see põhjus, miks peaks üleüldse keegi midagi sellist arutama? No, see ökoriik iseenesest, ta võib olla ilus mõte, aga kui tal ei ole konteksti, siis ei ole selle mõttega muud teha, kui teda lihtsalt võib-olla imetleda või teadmiseks võtta ja ongi kogu lugu. Praegu, kui me räägime konkreetselt Eesti arenguvõimalustest ökoriigina, siis ma alustaksin võib-olla natukene kaugemalt. Alustaksin sellest, kuidas võib-olla umbes 3 või 4 aastat tagasi enam-vähem samal ajal rahvusvahelise majanduskriisiga hakkas mulle tunduma, et Eestil kui sellisel riigil või kogukondlikul formaalsel moodustisel on ära kadunud mõte. Et Eesti Vabariigil ei ole enam mõtet, ei ole enam ideed ja erinevatel põhjustel, peamiselt siis lähtusin ma sellise järelduse tegemisel asjaolust, et inimesed on asunud massiliselt Eestist
lahkuma. Vaadake, idee kui selline alati peaks nii-öelda nagu ühendama inimesi. Ja kui me räägime sõnast idee, siis sinna kõrvale alati tuleb paigutada selline sõna nagu lootus. Lootus, et ideel on jumet ja et selle nimel tasub pingutada. Kui Eesti taasiseseisvus, siis inimestel oli väga suur lootus ja kõik me teame seda ütlust, et sööme kas või kartulikoori, peaasi, et saaksime teostada oma ideed, eks ole. Tänapäeval inimesed ei ole enam nõus kartulikoori sööma, mitte sellepärast, et need kartulikoored oleksid paha toit, ma arvan, et sugugi mitte. Lihtsalt nad ei usu enam nendesse ideedesse. Eesti riigi mõte, me oleme ikkagi siiani ju üritanud rahvusriigi kontseptsiooni ülal hoida. See tähendab seda, et riik peaks kaitsma Eesti kultuuri, tervist, keelt ja Eesti nii-öelda elanikkonda, Eesti inimesi. Aga ilmselge on, et seda on peaaegu võimatu teha, kui inimesed iseenda maalt nii-öelda ära sõidavad. Ja ma arvan, et siin ei ole põhjus mitte selles, et mujal teenib rohkem. Osaliselt kindlasti see on väga tugev motivaator. Aga nii kurb, kui see ka ei oleks, mulle tundub, et massilise lahkumise taga on lootusetus. Inimesed ei usu enam, et siin nüüd lähimal ajal võiks midagi paremaks minna. Ja kui tegemist on perekondadega või üksikisikutega, iga elusolend püüdleb õnne poole. Keegi ei taha elada võimalikult kannatuste rohket elu, eks ole. Ja kui inimestel hakkab tunduma, et elu Eestis võib olla seotud ainult kannatustega ja kannatamisega, siis mis seal ikka nii-öelda tšumadan ja lennukipilet ja väga lihtne on tegelikult tänapäeval ennast kusagil mujal sisse seada. Sellega seoses ma hakkasin mõtlema, et mis siis võiks olla lahendus ja miks see kõik siis just niimoodi nüüd läinud on. Ja kui me uurime, mis meil siin Eestis siis on, peale natukene liialt üles haibitud sellise IT maailma. Segmane vahel, et paluks nüüd kokku, et... Ja, kohe võtangi kokku. Et meie ressurss on suhteliselt puutumatu looduskeskkond ja meie ajalugu maarahvana. Veel 100 aastat tagasi, eks ole, oli olemas ju kogu teadmine, vajalik infrastruktuur selleks, et pisikesed üksused, pered või väikesed kogukonnad suudaksid ennast ise ära toita, ennast ära elatada ja oma tööga nii-öelda toota mingisugust arvestatavat lisaväärtust ühiskonnale. Tänapäeval, nüüd jällegi peaks muidugi pikalt sellest kõigest rääkima, aga aega ei ole. Tänapäeval on meil rohkem teenindussektor arenenud ja Eestis väga enam midagi niivõrd ei toodeta. Ehk et... Võib-olla siin võite lõpetada, et pärast küsimuste käigus saab kindlasti selle üle mõtiskleda veel. Andres Sarrak, kas jagate eeskõneleja vaateid ja milliseid tundeid teis majandusteadlasena ökoriigi kontseptsioon tekitab? Jagan jah, aga välja arvatud, kõigiga on nõus, aga välja arvatud see, et see tuleb lihtsalt professionaalsest kretinismist minu puhul, et mina arvan, et ikkagi see tung parema elu poole. Sest ega see, et maalt linna, eks ju, siis suuremasse linna ja siis välismaale. Või nagu ma käisin hiljem Saaret mandel ja siis suuremasse linna ikkagi välismaale. See kõik vool on ikka parema elu poole. Ma käisin Leisi vallas, ma küll üldse hästi palju mööda koolimaju. Leisi vallas on Eestis üks kõige kõrgem sündimus. Aga samal ajal on 10. klassis õpib 3 last.
aga minul on selline, kogu sellisesse ökoriiki või väga selline personaalne suhe sellepärast, et ma olen sündinud Tartus ja elan siit paarsada meetrit eemal või tegelikult võib-olla 1 kilomeetri eemal siin puugritega majas ja kuumajas. Aga oma maksud maksan siit 25 kilomeetrit, see on siis Tartu maakond, Konguta vald, Mälgiküla, Arraku talu. Ja isa ja ema selle kunagi rubla ajal ostsid 200 rublast, kus juurest olla, see oli 4 kuu palka. Nüüd nad said pärast maad ka natuke ümber, et seal on nagu metsa ja 2 sellist isegi väikest järvesilma. Ja paberid on aastast 1903 ja seal on õue peal kasvab 2 või 4 põlispuud, 2 pärna, 2 kuuske ja ma kahtlustan, et need on umbes sama vanad. Ja siis ma mõtlen ikka, kui ma seal istun seal, vanemad nagu seal all veel toimetavad praegu, mina seal rõdu peal üleval ja mõtlen, kui ma ennast hästi tunda tahan, et olen alukabinasse, võtan mingi raamatu ja siis vaatan kõike seda, mis seal paistab, naudin neid puid, vaatan, naudin nende varju, eks ju. Ja siis ma mõtlen, et aga näete, et Eesti majandus ei ole sellest üldse kasvanud, see, et mina siin praegu ennast hästi tunnen. Aga kui ma oleks siin selline edukas ettevõtja, ma oleks need puud maha saaginud, kabina klotsideks lõiganud, kabina puudeks ja eksporti näiteks veel viinud, eks ju, siis Eesti majandus oleks kasvanud. Et meil ongi kuidagi see jama, et meil on nagu kõigil see igal asjal on hinnasült küljes, eks ju, me loeme kokku palju meil raha on, siis leiame, et ei ole vähe, see ei ole õnnetud selle, siis kavastame tähtlastel leeduvastel vähem, see oluliselt leevendab loomulikult seda. Nii, aga igal juhul, et üha rohkem ja see on ka globaalses mõttes, kui me võtame kõik need ülerahvastatud linnriigid ja nii edasi, et üha rohkem hakkab elu kunst seisnema ja see on nii individuaalsel tasemel, kui tegelikult rahva sellise enese säilitamise aspektist. Hakkab olema elukunst selles, et hinnata neid asju, mis maksavad vähe ja mõned asjad ei maksu üldse. Ja see ongi see, et ja siis ükskord joon veini sakslasega seda rõdule. Tema ka vaatab seda kõike seal ja siis ütleb, et Andres, sa ei ole rikas. Mina näppudega laual salaja arvutan, ütleb, et ei ole. Kohe kindlasti ei ole. Oled küll, sellepärast, et ei ole üldse väga palju sakslasi, kes saab täistiiru ümber oma maja jalutada. Ja minu kriteerium oli see, et ma pean tohtuma seda palja peega teha, mitte et mul oleks selles mingi perversse soo kogu aeg. Aga lähim naaber peab olema, tiigist on kus juures, saunani ongi ka 50 meetrit. Et lähim naaber peab olema minust nii kaugel, et teda see ei häiri ja mind ka siis ei häiri, kui tema seda teeb. Mitu saksast seda teha saab. Ja mul on veel üks kriteerium, et Eestimaal isegi tänaste kinnisvaraindade juures on võimalik, et sul nii palju maad, et sa astud oma talu koduuksest välja, lased püssist kuuli suvalises suunas ja kukub sinu maa sisse. Mitu saksast seda teha saab. Ja siis me räägime, et me oleme vaes. Et tegelikult me istume kulla hunniku otsas sellepärast, et mingi konverentsil, kui ma olin pikalt ära kõnelenud, siis keegi kommenteeris, ilmselt ta teadis, mis ta rääkis. Ta ütleski nii, et kui võtta viljakandev muld, meil on maa. Poolu metsaga kaetud. Rannajoon on 4300 kilomeetrit pikk, ma ei tea, kas Mongoolia riigi piir on nii pikk. Meil on 1400 saart või vastupidi, eks. Meil on puhas joogivesi looduses, mida miljardid inimesed ei tea, mis see on ja meil on puhas õhk. Nende 3 kriteeriumi järgi me olemegi juba 5 rikkama riigi hulgas ja mitte maailmas, mitte Euroopas, vaid maailmas. Ma praegu jätaksin teised võtjad veel. Selge. Annaksin nüüd siis ka 3. esinejale Liina Järvistusena. Ma olen täiesti nõus sellega, mis Rui ütles ja samamoodi, mida Andres rääkis sellest, et me oleme tõeliselt rikas riik, et kuna ma ise olen aednik ja tegelen ka permakultuuri teemaga ja olen seotud Eesti ökokondade liikumisega, siis tihtipeale on väga keeruline tuua Eesti inimene see tundmus ja teadmine, et me elame siin vana Jumala selja taga. Et meil on tõesti kõik need rikkused olemas, mis enamus maailmast ei saa nautida. Sama puhas õhk, puhas vesi, piisavalt mulda, kus peal veel toit kasvab, piisavalt ruumi ja meid ei ähvarda ka suuremat sorti looduskatastroofid, mis on juba nii lõunapoolsetes piirkondades maailmas väga tavaks saanud kui ka Euroopasse juba tulemas. Et mõnes mõttes me juba oleme ökoriik, kui me mõtleme, et me oleme ökoloogiline riik. Meil on väga-väga suur potentsiaal iseennast ära majandada.
ja mõnes mõttes, mis Roy ennem rääkis, et me võiks selle nagu naljaks pöörata, et kui inimesed lahkuvad Eestist, väga hea. Keskkonnakoormus Eesti riigile ja Eesti maale väheneb. Et võib ka nii-öelda, mõni inimene võib seda nagu niiviisi tõlgendada. Aga loomulikult inimesed on meie jätkusuutlikkuse jaoks ka olulised. Meil on väga mõnes mõttes nagu imelik on Eestis ka rääkida seda, et meil inimkonnana ühiselt on vastutus tarbida vähem. Meil on ka vastutus selles osas, et meid endid oleks vähem. Et Eestis rääkida seda, et me peaksime oma arvukust piirama, on üsna imelik. Aga meie siin, iga üks meist ühe osana inimkonnast, kanname seda vastutust, et me ei tarbiks liiga palju maakera ressursse, sest inimkond tarbib praegu oluliselt rohkem ressursse, kui maakera suudab taastada. Ja juba minu lapsel ja omakorda tema lastel suure tõenäosusega ei pruugi olla enam sellist elu maa peal, nagu meil siin on. Kõikide nende toredate mugavustega ja hüvedega, sealhulgas puhas õhk ja puhas vesi. Aga ma tooksin selle küsimuse nagu, et ökoriigist ja Eesti ökoriigist võib-olla veel nagu laiemaks, et mis asi see öko on. Et sellises tavamõistes öko on keskkonnasõbralik või keskkonnasäästlik. Aga kui me räägime jätkusuutlikkusest, ja ma tean, et see jätkusuutlikkus on väga ära lörtsitud sõna. Et see tundub nii bürokraatlik, aga kui me mõtleme tõeliselt jätkusuutlikkuse ja kestlikkuse peale, et mida see siis tegelikult tähendab? See tähendab seda, et me pärandaksime oma lastele ja oma lastelastele sellise maa, kus oleks inimväärne elu ja kus kõigil teistel olenditel oleks inimväärne elada. Neil oleks õigus ja võimalus elada. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas seda saavutada. Ja võib mõelda ainult nende keskkonna aspektide peale. Tarbime vähem ressursse. Aga küsimus on selles, et miks inimesed tarbivad nii palju ressursse? Kas asi on ainult teadmatuses või hoolimatuses keskkonnale? Kas need meetmed, millega või need vahendid, kuidas seda tasakaalukust ja jätkusuutlikkust saavutada, peavad olema ainult ökoloogilised või on siin midagi muud veel? Ja üks selline väga fundamentaalne asi, millega teadlikult loodud kogukonnad või ökokogukonnad tegelevad, on see, et mõeldakse selle kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse peale erinevates aspektides. Jätkusuutlikkus ja kestlikkus peaks olema keskkonna aspektis, see peaks olema majanduslikus aspektis. See peaks olema ka sotsiaalses, ehk siis me mõtleme siin all suhteid, organisatsioone ja ka jätkusuutlikkus vaimses mõttes. Ehk siis, et tunnistatakse ka seda, et inimesed on midagi rohkemat kui ainult füüsilised, emotsionaalsed olendid, kes ringi liiguvad. Ma selle mõtte juures peatrakski. Tänan väga enda mõtete eest, väga huvitavad. Praegust küsiksingi hea meelega, et kui lähedal või kaugel Eesti sellest ökoriigi ideaalist üldse on. Mis te arvate sellest? Esmalt siis Andres Sare. Ma ütlesin, et me tegelikult olemegi ökoriik, me lihtsalt ise veel ei tea. Kas see tähendab? Me olemegi tegelikult, arvestades neid ressursse, mis meil siin on. Aga nii kaua, kuni eesmärgiks on üha rohkem tarbida ja selles mõttes, et majandusinimesena küll ütleme, et muidugi võib süüdistada Alfred Marsalit, kes 1890 kirjutas raamatu Principles of Economics ja tema postuleeris, et rohkem alati parem. Rohkem tarbimist on parem, rohkem kasumit on alati parem ettevõte. Ja nüüd täna veel rohkem valitsuse poolt pakutavat sotsiaalse heaolu on ka parem. Et rohkem alati parem kui vähem. Ja nüüd 100 aastat on kõik majandustudengid ja magistandi lõpniki seda sama. Nii et selles mõttes see lootusetuse küsimus on ka, aga äkki võime seda veel eraldi siin kommenteerida. Ma olen sellega ka nõus. Aga tegelikult mõtlengi,
et me tarbime üha rohkem üha mõttetumaid asju. Aga kui Eesti juba ongi ökoriik, kas on vaja siis üldse midagi muuta? On küll vaja, sest see on siin. Ma ütlen, et me ise lihtsalt ei tea seda, et me oleme ökoriik. Me tuleb seda endale teadvustada ja oma väärtus, kõik on väärtushinnangutes kinni. Aga need kurinevad tükk aega ja neid on väga raske nüüd ära muuta, eks. Nii kaua, kui ikkagi auto peab iga 3 aastat tagant välja vahetama, eks uue iPhone'i mudeli peab ostma siis, kui ta on välja tulnud, ja siis maksab keskmine Eesti kuupalk täna, eks. Ja vana just nagu veel töötab. Ja mõtlen, asi läks siis käest ära, kui hakati asju ära viskama siis, kui nad veel ei olnud katki läinud. Mõtlen, minu isa sõitis oma vana Žiguliga 22 aastat. Nii et see on kõik siin kinni. Roy Strider, mis te arvate sellest? Kui kaugel me üldse oleme siis ökoriigist? No samamoodi jah, see on mõtlemises kinni. Ja praegu me oleme tarbimisühiskonnas. Enamik inimeste väärtushinnangud on õpetatud tarbimisühiskonnale vastavateks. Ja tarbimisühiskond ja ökoriik küll mitte kuidagi moodi kokku ei sobi. See on täiesti, need on nagu vastandid põhimõtteliselt. Et kui me räägime ökoriigist, siis siin me räägime ka eetilistest valikutest tarbimisühiskonnas. Meil sageli on tegelikult võimatu isegi teha eetilisi valikuid, sest me ei tea enam, kust kaubad tulevad. On võimatu jälitada kaupade päritolu. Kui me räägime ökoriigist, siis me räägime permakultuurist ja me ei räägi seda ainult aianduslikus või põllumajanduslikus mõistes, vaid me räägime seda ka inimeste mõtteviisi põhiselt. Permakultuur peaks olema koolides õppeaine, igapäevane õppeaine, mis siis õpetab inimesi, mis asjad omavahel üldse kokku sobivad, millised mõtted omavahel ühte kuhja üldse käivad ja kuidas elada nõnda, et meie ümber valitseks harmoonia tasakaal, mitte ainult looduses, mitte ainult selles jäljes, mida me füüsiliselt maha jätame, aga mida me ka vaimselt maha jätame, kuidas me kogukonnana tegutseme. Jah, et meil on väga head võimalused praegu olemas kurssi muuta, aga see on kinni inimeste mõtteviisis. Samas seda mõtteviisi ei saa muuta sundkorras. Ei saa nõnda, et mingi partei ütleb, et nüüd me oleme võtnud vastu otsuse siin kuskil tagatoas või oma suurkogul, et me hakkame Eestis tegema ökoriiki, sellega kaasneb automaatselt see, et opositsioon ütleb, et stopp. Põhimõtteliselt me toetame, aga see on täiesti võimatu, sest et kui on olemas, eks ole, näiteks Reformierakond, siis meil on olemas kohe ka Keskerakond. Et selline algatus saab tulla ainult kodanike keskelt, inimeste keskelt ja sellepärast tulebki võimalikult palju inimestega lihtsalt rääkida ja julgustada neid, et kui need mõtted pakuvad neile mingisugust rõõmu või huvi või äratundmist, siis mitte nende mõtetega minna koju ja patja kuhugi lihtsalt magama jääda, vaid arutada seda sama teemat oma pereringis, sõpradega, töökaaslastega, lastega, vanematega ja mida rohkem inimesi jõuab arusaamiseni, et jah, me võiksime seda katsetada, jah, võib-olla tõesti maailmas on õige aeg, võib-olla see on meie võimalus majanduslikult, siis ühel päeval mine tea, äkki tulebki kriitiline mass inimesi kokku. Ja kui me räägime siin majanduses, siis ökotoodete turg on tänapäeva planeedil Maa kõige kiiremini kasvav turg üleüldse. Ma võin siin tuua, mul on tegelikult arvutis väga konkreetsed numbrid ja faktid, et kui on aega või vajadus, siis ma ka kohe need esitan. Aga maailmas viimase 9 aasta jooksul on mahetoodete tarbimine kasvanud umbes 3 korda. Ma räägin kogu planeedi lõikes. Sealjuures eriti silmatorkav on, et ökokaupu, mitte ainult toitu, aga muid tooteid nõutakse kasvavas tempos Skandinaavias, Lääne-Euroopas, Põhja-Ameerikas ja just Rootsi, Taani, Austria, Saksamaa, sellised riigid on teinud suure hüppe. Nii et praegu me ekspordime tööjõudu, mille me oleme siin valmis treeninud ja valmis koolitanud. Me ekspordime õpetajaid, bussijuhte, ehitajaid, igasuguseid oskustöölisi, arste, ekspordime Skandinaaviasse ja Lääne-Euroopasse. Tegelikult me võiksime eksportida toitu, mööblit,
igasugust muud nii-öelda orgaanilises keskkonnas, orgaaniliselt valmistatud tooteid. Ja kui me praegu küsiksin siis võib-olla ma lõpetan selle mõtte ära. Praegu meil on Eestis selline hüüdlause, et welcome to Estonia, tere tulemast Eestisse, aga kõik lähevad ära. Ja ma arvan, et see läks omal ajal üsna palju maksma selle hüüdlause väljatöötamine, siis võib-olla see enam ei ole asjakohane. Me peaksime astuma samme, et Eesti tunnuslauseks muutuks Made in Estonia, valmistatud Eestis. Ja see oleks see, mis automaatselt rahvusvahelise kogukonnal seostuks Eestiga, et Eestis on kõik valmistatud orgaaniliselt, ausalt, järelikult see on nii-öelda kaubamärk. Et Eestis kujundada kaubamärk. Jah. Küsiksin siis niimoodi, kas me peaksime siis IT-spetsialistide, õpetajate asemel, kõik arstide asemel koolitama rohkem talumehi ja kes siis meil põlde hariksid ja seda mahepõllumajandusega tegeleksid, et meil oleks mida eksportida. Ma arvan, et vastus on selline, et väär oleks öelda õpetajate asemel ja IT-meeste asemel, sest õpetajaid, arste, IT-mehi meil ei ole ülemäära, meil on nendest puudu. Aga vaadates seda, kui suur on Eestis tänapäeval registreeritud ja registreerimata töötute hulk, siis kindlasti me saame sinna juurde tuhandete kaupa toota täpselt neid samu nii-öelda mahetoidu tootjaid, mahekaupade tootjaid. Meil on väga suur ressurss, Eestis on ju ammuilma, eks ole, tööpuudus ja on tööjõupuudus. Ja asi on selles, et meil on midagi tasakaalust ära, inimesed ei leia seda niši enam ülesse, kuhu nad peaksid asetuma. Ja see on praegu see tänapäeva nii-öelda selle meie ressursside, inimressursside ja looduslike ressursside kokkusobitamisel täiesti võimalik ära teha. Isegi olukorras, kus inimesed tõesti nii-öelda lahkuvad maalt, eriti noored. Esiteks ühe küsimuse Liina Järvistele, et ennem enda jutus ka mainist sõna või mõistet permakultuur, et äkki seletaksite lähemalt, mida te selle all mõtlete, mida te selle all mõistate? Seda on natuke raske hästi lühidalt kokku võtta, et permakultuur, me oleme seda eesti keeles tõlkinud vahest ka jätku loomiseks, on 1970-ndatel Austraaliast alguse saanud mõiste, kus on liidetud omal ajal kaks mõistet. Permanent agriculture ehk siis pidev ja jätkuv põllumajandus. Selle kontseptsiooni töötasid välja kaks austraallast, kes nägid, et sealne põllumajandus ei ole mitte mingil moel jätkusuutlik. Mullad kulmatakse ära, erosioon ja toidu tootmine põhimõtteliselt muutub seal üsna varsti võimatuks. Nad hakkasid otsima viise, kuidas muuta siis toidu kasvatamist jätkusuutlikuks. Ja leidsid seda, et kogu inimtegevust toetavad süsteemid peaksid muutuma jätkusuutlikuks. Prügimajandus, eluasemed, energia tootmine. Ja tänapäeval me räägime, kui me räägime permakultuurist, me räägime ka pidevast ja jätkuvast kultuurist, permanent culture, sest on aru saadud seda, et jätkusuutlikku toidutootmist või prügimajandust või ehitust ei saa olla, kui ei ole inimeste vahelised suhted, organisatsioonid ja kultuur üleüldiselt jätkusuutlik. Ja permakultuur on eeskätt filosoofia, et ükskõik, mida me üksikisikutena teeme, peaks lähtuma kolmest sellisest filosoofilisest alustalast. See on väga lihtsad. Et esimene on see, et hoolitseda maa eest, maa kui planeet maa. Ükskõik, mida me teeme, meie esimene mõte peaks olema see, kas see, mida me teeme, aitab meil hoolitseda maa eest. Teine põhimõte on see, et tuleb hoolitseda inimeste eest, kaasa arvatud iseenda eest. Kas see, mida ma teen, aitab mingil moel kaasa inimeste eest hoolitsemisele. Ja kolmandaks
tuleks saaki või kasu jagada õiglaselt või ülejääki jagada. Et sellises Eesti ühiskonnas võib-olla seda natuke keeruline mõista, kui vanem põlvkond tuleb Nõukogude riigist ja teab, mida kommunistlikus sellises retoorikas kasu või ülejäägi jagamine tähendas. Aga permakultuuris pigem võib mõelda seda nagu väga lihtsalt. Kui mul on liiga palju õunu, siis panen kasti tänava peale ja võib-olla teised võtavad ja ma jagan oma ülejääki. Aga see võib tähendada ka seda, et nagu ma ennem ütlesin, et meil on vastutus kogu maailma ees ja ka teiste olendite ees. Nii et meil peab olema nagu vastutus sellest, et me ei võtaks liiga paljut. Ja et me ei võtaks ka liiga palju maapõrve ressursse. Ehk siis, et meid oleks nagu vähem. Kas selline majandamisviis üldse on võimalik inimühiskonnas? Inimühiskonnas. Ma siin näen, et Andres Arastagi... See on utoopia, see on väga ilus. Aga mul on vaja seda uut mobiiltelefoni, mul on vaja uut autot ja suuremat maja. Ja ma pean ühe kaugemaid turismireisi sooritama, eks. No, see on kõik väga õige, see on kõik väga ilus. Aga ma näen teile hea põhjenduse, miks nii, et selle peale loota, et me mõtlemegi kollektiivselt, et hakkame nüüd vähem tarbima, eks. See ei tule välja. Aga see pekstakse meile kaikaga vastu pead selle pärast, et vaata, praegu on maakera elanik on 7 miljardit. Sellest 1 miljard on saanud umbes siis seda tõelist sellist tarbimise pidu ja seda prallet. Tõelist tarbida, otses mõttes. Ainult tänu sellele, et see 6 miljardit ei ole. Saanud, tahtnud, mida iganes. Vasti on maakera elanikkond 9 miljardit. Ja juba täna on paar miljardit asiaati ja võtame paar Ladina-Ameerika riigiga, kes on nii palju raha teeninud, et nad hiinlased ei taha mitte ainult enam riisi süüa, vaid liha ja piima sinna kõrval. Et jalgrattaga sõitavad auto. Mitte mingi valemiga ei õnnestu korrutada tänast maakera tarbimise taset, ma ei tea, 6-ga, isegi mitte 5-ga, isegi mitte 4-ga. Nii lihtne see on. Mis ees seisab? Tähendab, tuleb, vaata, meil seamoodi redas me jäime pidama poole peal. Meie elatustase on praegu, rikastest riikidest mingi pool, laias aastas. Me jäime pidama. Aga mis ees seisab on see, et ma ütlesin, korrutada 6 või 7-ga ei õnnestu tänast maakera tarbida. Mingi valem. Järelikult läheb ümber jagamiseks. Ehk nemad tahavad ka liha ja piima süüa ja autoga sõita, eks ju. Järelikult tuleb nendel lood. Teist võimalust ma ei näe lihtsalt. Ja siin tulevad mingid konfliktid, mingid sõjad, see on mingid sõjalaevad patrullivad nagu mingid Kaljumsaarte juures seal Hiina ja Jaapani mäedaleks ja nii edasi. Nii et see tuleb vägisi ja läbi väga suure valu ja vaeva. Aga eestlastel on see tõesti 9 miljardit inimest tahab süüa arsti ja muld läheb piltlikult öeldes kallimaks kui kuld. Ainult, kui siin kedagi selleks ajaks ei elanud, siis on muidugi aga ega loodustühja kohta ei saa, siis ta lihtsalt täidetakse mingi teise silmakaare või siis ninakujuga tegelast. No, ninakuju siin ilmselt ei muutu. Ma arvan, kui Eesti inimestest tühjaks voolab, ma hiljuti just kohtusin hästi planeerimatult, oli tunniajane vestlus, oli Põlva maavanema Ulla Predeniga ja maavanem küsis sellise retoorilise küsimuse, et huvitav, mis Põlvamaast üleüldse saab tulevikus. No, et kõik inimesed lahkuvad siin. Mina arvasin, et see on ju täiesti ilmselge, mis saab. Sellest saab Lääne-Venemaa nii-öelda, sest et piir läheb lahti, Venemaal on juba piisavalt palju inimesi, kellel on raha. Juba praegu käivad vene noored kõik Põlva haiglasse sünnitamas, kuna see on nii-öelda välismaa, see on lääs. Ja loomulikult ega kui kusagilt midagi ära liigub ühendatud anumate seadus, siis voolab sinna kohe midagi juurde. Sama juhtub Siberis. Jah, täitsa nõus, eks ole. Aga tänapäeva maailmas ei ole küsimus mitte selles, et puudu oleks toitu või puudu oleks suuri televiisoreid või puudu oleks haridusest või puudu oleks tervishoiust või julgeolekust. Kõigidest nendest asjadest kindlasti on puudus, eks ole. Vaid kõige suurem probleem, kui me räägime planeedist ja me peame rääkima planeedist, me ei saa enam eraldada väikesi iseseisvad osakesi planeedist välja, siis puudus on puhtast veest, puhtast õhust, puhtast toidust, puhtast keskkonnast
ja see kõik mõjutab ka seda, kui puhas on meie mõtlemine ja kui puhas on meie elutee nii-öelda punktist A punkti B lõpuni välja. Ja maailmas on juba toimunud päris suuri muutusi. Praegu me oleme kokku leppinud selles, et meil on üleüldine kriis. Euroopa Liit on kriisis, keegi ei tea, mida teha. Ma olen käinud 3, 4 või 5 aastat äkki juba Euroopa Parlamendis regulaarselt osalemas mingisugustel seminaridel ja konverentsidel, peamiselt just Aasia teemadel. Ja mul on tekkinud seal mingisugused sõbrad nii-öelda, kuivõrd poliitikuid võib üldse sõpradeks nimetada. Ja ma mäletan, et ma olen mitmel korral arutanud päris kõrge positsiooniga inimestega, Euroopa Parlamendi asepresidendi Edward Macmillan Scottiga ja Catherine Ashtoni Aasia büroo juhataja George Cunninghamiga, mida peaks siis Euroopas muutma, milline on Euroopa perspektiiv ja võimalus. Ja kõik on absoluutselt nõutud. Euroopas ei ole mitte ühtegi ideed, mis oleks tänapäeval toimiv ja mida keegi julgeks esitada. Euroopa on käpuli. Praegu on ilmne, et see majandusmudel ei toimi. Kõik need stsenaariumid, mida on visandatud ja mida on müüdud inimestele, neid ei ole olemas, need ei toimi. On nõutus, samamoodi Ameerika Ühendriigid, sisuliselt pankrotis, eks ole. Ja ka Aasias on suur peataolek, sest nagu Andres väga ilusti välja tõi, uus tarbimispuu, aga see ei ole võimalik lihtsalt. Et inimesed on õpetatud uskuma seda, mida ei ole tegelikult võimalik uskuda, mida ei ole tegelikult võimalik välja manada. Ja praegu otsitakse toimivaid uusi näiteid. Ja Eestil kui riigil eestlaste jaoks ainult ei ole mitte mingisugust mõtet tänapäeva maailmas, mis on muutunud pisikeseks, väikeseks palliks, kus ei ole enam võimalik elada niimoodi, et paneme uksed lukku ja väljas las need karud ja hundid siis möörgavad, et peaasi, et meil siin ahi köeb ja on hea soe. Me oleme liiga seotud selleks. Tänapäeva maailmas on mõtet mingisugusel nimetame ka siis meie seda riiki tinglikult projektiks, eks ole. Selle projektil on tegelik sügav sisu olemas ainult siis, kui me küsime mitte, kuidas see on meile kasulik, vaid et kuidas me saame teistele kasulikud olla enda olemasoluga. Ja kuivõrd tänapäeva maailmas on kõige rohkem puudust puhtast loodusest, puhtast veest, puhtast toidust, puhtast õhust, nagu ma ütlesin, ja meil on see niivõrd kuivõrd olemas, siis me saame olla ülejäänud planeedile kasulikud iseenda näiteks muutmise teel. Sest alati on nii, kui keegi kellelegi midagi üritab selgeks teha, siis elementaarne, et ta peab kehastama näidet, et mõjuda usutavalt. Me ei saa rääkida, et tarbige vähe ja ärge saastage vett või ärge valage naftat kuhugi tiiki, kui me ise seda ikkagi teeme või sellele kaasa aitame. Ja on tekkinud, kohe lõpetan, on tekkinud ökoriigid, Bhutani kuningriik Himaalajas. Eelmise aasta augustis kuulutas ennast ökoriigiks mürgiste, väetiste, taimekaitsevahendite ja kõik sellise jama sissetoomine keelatud üle Bhutani piiri nüüdseks. Ja millele nad tuginevad, neil oli lihtne, enamus põllumajandust oli nagu nii orgaaniline kultuurilistele ja poliitilistele ja graafilistele eripäradest lähtudes. Teiseks, Bhutan on okupeeritud Tiibeti ja India vahel. Okupeeritud Tiibeti okupeerija on Hiina Rahvavabariik ja mõlemas, nii Indias kui Hiinas samamoodi on tõusnud väga hüppeliselt mahetoidu nõudlus. Bhutan on pannud kaardid selle peal, nad hakkavad tootma India ja Hiina turule ja neil on seda väga lihtne teha, sest neil sisuliselt ei olnudki mürgitamist jõudnud veel tekkida. Euroopas kuulutas ennast ökoriigiks Montenegro 90ndatel aastatel, aga see ei olnud nii tõsine projekt, et see oli rohkem selline turistide väike konksukene. Aga vaadatakse selles suunas, Euroopas Šveits on teinud päris suuri ümberkorraldusi ja plaanitakse lähitulevikus teha ikka üsna hüppelisi muutusi selles suunas, aga Ida-Euroopas meil ei ole mitte ühtegi näidet. Nii et tõsiselt peaks kaaluma. Kas see ökoriigi idee võikski olla siis pigem eeskuju näitamiseks või kasumi teenimiseks? Kumba siis pigem? Me ei saa ühte teisest lahutada. Kui me teenime kasumit, kasum saab olla materiaalne, see saab olla moraalne, see saab olla
väga erinev. Praegu meil on probleem isegi sellega, mida ütleme natsionalistid nimetavad rahvuslikuks eneseuhkuseks. Eestlased, nad on need, kes varastavad kullapoest ja need narkokullerid ja need, kes tulevad meile siia ukse taha, tahavad olla koristajad Soomes ja nii edasi, need on need eestlased, eks ole. Et kui ikkagi öelda, et ma olen eestlane tänapäeva maailmas, ma ei tea, mis tundeid see täpselt eri riikides esile kutsub, aga mingit sellist nagu vau-efekti enam ei ole. Et ainult allasurutud rahvuste hulgas, jah, ma olen tähele pannud, et seal on Eestit hinnatakse, öeldakse, et jaa, teil oli laulev revolutsioon, ma olen näinud seda filmi. Me tegime 10 000 koopiat ja saatsime sinna Uiguuriasse või Tiibetisse või kuhu iganes. Ja te olete ikka tõeliselt fantastiline rahvus. Aga siis nad muidugi ei taha uskuda, kui rääkida, et enam nii väga ei laulda ja ei ole enam nii väga revolutsiooni. Et küsimus on rahvuslikus eneseuhkuses või kas või iga inimese enda isiklikus enesetundes. Kas meid on teistele vaja? Kuidas me saame teistele ülejäänutele kasulikud olla? Mida me oleme tegelikult väärt? Milline on meie tulevik? Kas me lõpetame sellega, et me töötame ennast surnuks selle sama uue iPhone'i või uue auto või mingi liisingu nimel ja tarbime teiste riikide külmutatud toidu ülejääke, mida meile siia saadetakse? Või me oleme ise hoopis pioneerid ja teenäitajad ja me elame tervemalt ja õnnelikumalt ja meil on ise enda kodus midagi kogu aeg toimetada, eks ole. See on üks küsimus. Teine on see, et mida muud me siin Eestis ikka nii väga toota saaksime, kui mitte puhtast loodusest, puhtalt valmistatud tooteid. Me oleme seda ju nii või naa teinud siin aastatuhandeid juba. Et kui me räägime siin IT sellisest nagu unistusest, siis mina olen päris palju Aasias elanud, mitte käinud, aga lausa elanud. Ja mul oli suur üllatus, kui ühel ilusal päeval jälle, ma mäletan siin 5-6 aastat tagasi Eestisse tulles, siin oli toodud reklaamikampaaniad, et enne olematu paradiis, meil on mobiilne internet, mingisugused pulgad olid siia tekkinud. Indias olid need juba 3-4 aastat olemas igal pool. Bangalooris juba riksajuhid kasutasid neid internetipulkasid. Alati on nõnda, et helgeid päid sünnib teatud protsent millegi pärast nagu kuhugi ühiskonda või mingisugusesse hulka. Ja kui meil Eestis on siin 900 000 eestlast, vist võib olla praegu, ja kui me võrdleme, kui palju on Jaapanis, Hiinas, Indias või kusagil Bangladeshis, eks ole, samasugust ajupotentsiaali, kui palju on seal ülikoole, kui palju on seal võimalusi, mitte kuidagi moodi loogiliselt minu meelest ma ei suuda uskuda, et nüüd Eesti saab olla kogu planeedi teenäitaja IT-sektoris, see ei ole võimalik. Et see monoloogiks aga läheks. Kui ma tohin lihtsalt ühe lause, et India suhtes ma ei ole seal käinud ja kõik, kes on kohas käinud, ütleb, nad on Indias käinud, need on pasunasse anda. Aga Indias on mobiiltelefoni kasutajaid rohkem kui vedliku kasutajaid, seda sa peaksid ka teada. 700 miljonit inimest ei kasuta vedlikut, kui see auk ja see 2 jalajääl on Indias kusjuures välja mõeldud. Ja need 2 kanget vaadake seda telesaadet, nad näitasid, see on lihtsalt sitane. Tänu sellele tänavate peal keset India. Nii et see selleks lihtsalt ka, et see, neil on seda IT-d on seal ka kõvasti ja ülikooli. Aga jah, okei. Ma praeguse hetkega annaks ka nüüd publikule võimaluse esinejatelt küsimusi küsida. Kui kellelgi on soov, siis palun andke käega märku ja öelge ka, kellele täpsemalt küsimus on suunatud. Küsimus Andres Arakule. Et te enne mainisite, et põhimõtteliselt 100 aastat on õpetatud seda, et rohkem on parem kui vähem. Ma ise päevad nädalas käin Tartu Ülikooli majandus- ja teaduskonnas loenguid võtmas ja kui ma seal väidan, et ettevõtte eesmärk ei peaks ainult olema aktsionäridele kasumit teenida, siis mind põhimõtteliselt kukutatakse läbi. Mida teha, et selline olukord muutuks? Selle ongi väga raske vastu vaielda kusjuures. Sest et mida rohkem kasumit, ettevõtte põhiajasmärk ongi kasumit teenida. Aga see saab tulla läbi selle, et ta pakub inimestele neile vajalike kaupa ja teenuseid. Et tegelikult see ongi kõige raskem juhus, et sinna vastu vaielda. Ja ka Eesti võib olla nii ökomahe või rohe tulevikus, kui ta tahab, aga tegelikult on ikkagi, me peame elus ka püsima ja meie eesmärk on see muuta nagu kasumiks. Müüagi seda keskkonda. Tuuagi siia neid jaapanlasi ja 2,5 sakslasi, kes pole üldse seal jalutanud, eks. Ja kus viiakse lapsi viiakse lasteaeda näiteks, vaadake lapsed, siin on lehm, siit tuleb piim, vaadake lapsed, siin on õunapuu, siin otsas kasvavad õunad, eks. Ja
see tuleb ka kasumist, nii et ma mõtlengi, et see on nagu, siin on nokki lisaba lahti. Aga see tarbimise, see, mis ma tarbimise kohta rääkisin, see tuleb lihtsalt läbi valu ja vaeveigi ja vere ja pidava. Kas ma võin ka ühe lisada? Et tänapäeval on ka selline kontseptsioon nagu sotsiaalne ettevõtlus. Jah, et põhimõtteliselt on alati ka see võimalus. Ehk siis ettevõtted, millel on eesmärk lahendada mõnda sotsiaalset probleemi, see võib olla keskkonnavaldkonnast, inimestega seotud, millega iganes, ja oma siis ettevõtte tegevus ehitada üles niiviisi, et see järgib ettevõtluse reegleid, teenib tulu ja see tulu omakorda suunatakse siis selle probleemi lahendamisse. Aga enne seda on ta pidanud kõvasti kasumit teenima, siis ta saab hakata sotsiaalselt probleemi lahendama. Ei, aga ma võin tuua nagu ka oma isikliku väikse ettevõtte näite, et ma lahendan seda probleemi enne, kui ma olen tohutult tulu saanud, sellepärast, et ma tegutsen juba selles valdkonnas, kus ma näen, et on vaja mingisugust teenust või kaupa, mis minu arvates lahendab probleemi. Eks näiteks ma kasvatan mahedalt teatud toiduasju, mida Eestis ei ole ja ei kasvatata. Ja kuigi mul ei ole, ühesõnaga probleem, mida ma lahendan, on kohaliku maheda toidukauba kättesaadavus. Ja seda kasvatades juba ma lahendan seda probleemi ilma, et ma tohutult tulu teeniks. Selge. Kas kellelgi on veel küsimusi? Jah, palun. Roile on küsimusi. Eesti ökoriigiks idee on, aga tegelikkust ei paista olevat. Ja ma ei usugi, et seda hakkab paistma niipea, kui meie Eesti riik on juba eksisteerinud üksjagu aega, siis mitte midagi siin ei ole. Kui anti maad kätte inimestele, linnarahvale ütleme konkreetselt, siis nad läksid sinna ja suvitavad seal, ütleme nii. Palju nad on seal teinud, üles töötanud seda viljakandvat mulda, puhas õhk ja vesi on ka, aga mulla kandvat vilja, palju nad on andnud, ütleme Eesti riigile, miks meile veetakse sisse seda säilitatud kaupa, mida me siin sööme ja muidku paisume paksemaks, ütleme nii. No miks on meil nii palju inimesi pakse? Vene aeg ei olnud neid. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas neid siis, ütleme, sealt linnast tagasi maale tuua, et nad omale tehnika ostaksid, see on ära, seda maad pole haritud praktiliselt, ütleme nii. No kuidas seda üldse saab mõista, et see idee läheks tegelikkuseks? Aitäh. Ma sain sellest küsimusest veel enne aru, enne kui lõpuni jõudis. Nagu ma ütlesin, alati isiklikud näited on väga olulised. Ja mina olen see linna inimene, kes on läinud maale elama 2008. aastal, kolisin Nepaalist Eestisse ja hakkasin nullist pihta. Mul ei olnud elektrit, mul ei olnud ühtegi katust, mul ei olnud ühtegi akent, ühtegi ahju, mitte midagi. Null, ainult võsa. Alguses ma elasin võrkkiiges, siis ma elasin telgis, siis ma elasin ühes pisikeses ruumis, ehitasin endale väikest vurtsikut. Täna ma kasvatan endale 3% oma aastaringsest toidust ise. Mul on lambad, kitsed, hobused, kanad, mitut sorti kanad, koerad, kassid, kohe varsti kolivad minu juurde ka elama tuvid. Praegu mul on 30, nüüd oinas murti küll maha, aga 32 või 31 ühikut looma on praegu. Ma elan täiesti üksinda, olgu öeldud. Ja ma tean väga hästi, kui raske on millegiga üleüldse alustada. Seda enam, et need teadmised, mis omal ajal olid olemas, kuna külvata, kuna koristada saaki, mis millega kokku sobib, see ahel on katkestatud. Minu vanaisa elas noorest saati, neil oli hobusekasvatustalu. Ta teenis mõlemas ilmasõjas, siis Eesti Vabariigi ratsarügemendis. Ta tegeles kogu aeg hobustega. Siis kui mina endale esimese hobuse ostsin, siis ma ei teadnud, kust valjaid üldse soetada. Mitte ühtegi hobuse riista välja arvatud 150-aastased kuljused ei olnud säilinud. Ja see on rahvuslik tragöödia. Ja et on olnud
selliseid muutusi ja Eestit võibki defineerida kui katkestuste kultuuri. Iga kord, kui midagi on hakanud, see on Asso Krulli definitsioon minu meelest, iga kord, kui midagi on hakanud tekkima, on see kohe läbi lõigatud. Nüüd, et põhjused, miks see Mart Laari poolt välja pakutud selline Eesti unel läbi kukkus, et kõik lähevad maale, hakkavad talunikeks, no see oligi väga sinisilmne, eks ole, ja jättis arvesse võtmata igasuguseid väga olulisi asju. Aga see, mis on olnud ja milline olukord täna, see ei saa olla põhjuseks, et me automaatselt ütleme, et mitte midagi enam võimalik ei ole. Sel hetkel, kui me võtame omaks sellise seisukoha, et kõik on läbi, siis ongi kõik läbi. Tänapäeva tegutsemise mootor peab olema analüüs ja see, et me mõtleme enne kõik hoolikalt läbi, enne kui me midagi tegema hakkame. Ja praegu, kui rahvusvahelisel turul on nõudlus puhaste, orgaaniliste toiduainete ja toodete järele, kui meil Eestis on olemas keskkond, kus toota, sest orgaanilist toitu ei saa toota ärasaastatud keskkonnas, see on ju elementaarne. Kui meil on olemas mingisugune... Tänan, võib-olla... Üks küsimus veel. Te nimetasite, et teil on nii palju loomi, et varsti võtate tuvid. Mis otstarbeks te võtate, kas te hakkate neid linnukesi sööma ja kuidas elab teie Tiibeti mastif? Mul on 3 Tiibeti mastifit ja üks neist on siin maja taga autos praegu. Liha ma ei söö ja tuvid ma võtan selle pärast, et ma elan tee ääres ja ma taastasin seal ära ühe puukuuri ja tegin selle otsa seina spetsiaalselt sellisena, et sinna saaks rajada tuvila. Ja põhjus on selles, et inimesed sõidavad autoga minu kodu lähedalt mööda ja ma vaatan neid. Ja nad on alati selliste depressioonis ja tülpinud ja väsinud ja selliste nagu zombistunud nägudega. Ja neil ei ole iialgi mitte mingisugust sellist nagu elevat või toredat või rõõmsat emotsiooni näos. Ja ma olen mõelnud, mida teha selleks, et inimestele pakkuda üks naeratus päevas. Ja ma olen mõelnud, et kui nad näevad valgeid paabusaba tuvisid seal teest 2 meetri kaugusel lendamas, siis vähemalt hetkekski midagi puudutab neid. Ja sellepärast ma võtan tuvid, jah. Eile oli üks film oli eile Kanal 2 vist. Tuvid. Üks vene mees on ka teinud tuvilad. Jah, eks neid on palju, aga Tuvi on tore linn. Oile kommentaar, see ei ole küsimus, et mainisid Bhutani seal, aga neil oli asi lihtne, neil on maailma parim valitsemise vorm, neil on valgustatud monarhia. Noor kuningas küll tahtis, eks ole, valimise korralda, keegi tahtnud. Osaliselt... Ma ei usu, et demokraatiaga oleks see asi võimalik. Järgmine, kes võiks seda teha, on Tonga kuningri. Teil on vanad andmed. Valgustatud monarhia sai Bhutanis 2008 läbi ja kuningas käskis inimestel osaleda valimistel, käskis harjutada koolimajades spetsiaalselt demokraatiat. Alguses inimesed nurisid, ütlesid, me armastame kuningat, me ei taha, mis jama see on, me ei taha sellega tegeleda. Ikkagi tekkisid parteid ja nüüd just olid uued valimised. Ja see partei, kes oli võimul, kaotas valimised. Mitte nii, nagu meil Eestis on väga pikka aega olnud, et ei kaotagi enam mitte kunagi. Ja väga aktiivselt Bhutanis inimesed osalevad ja need valimised ei ole, ja see demokraatia ei ole edukalt juurutunud mitte ainult riigi tasandil, vaid ka kohalikel tasanditel. Et ma ei tea, kas see Bhutanile on hea või halb, seda on väga raske hinnata nii lühikesel ajateljel, aga see muutus on olnud reaalne. Et seda ma võin kinnitada ja säilinud on muidugi ka nii-öelda see monarhide, eks ole. Selle ilusa mõttega võib-olla praegust lõpetaksime ja läheksime edasi. Publik saab võimaluse küsida ka lõpus, et jätkaksin hea meelega ise nüüd. Küsiksin hea meelega Andres Arakult, mida ökoriik võiks linlastele tähendada? Kui Eesti oleks alates homsest ökoriik, siis kas ja kuidas üks linnaelanik seda üldse märkaks?
ta saab tervislikumalt süüa juua ja seda küll, jah, aga tegelikult see kogu see inimkond ongi tupikusse jooksnud, sellepärast, et vaadake, inimkonna ajalugu on 35 000 aastat, teadlased väidavad, no mingid karvased tegelased toimetasid enne ka, sellest viimased 100, 35 000 on inimesed maalt linna kolinud, maakeral ületas linnaelanike arv lõksu siin paar aastat tagasi. On lapsed tegemata jätnud, ehk siis tarbimise ja reisimise vastu välja vahetanud. Ostavad poest süüa, selle asemel kasvatada seda siin. Ja siis läheb vara pensionile, siis tahab pensioni saada, ei ongi läbi. Üks inimpõlgkond veel ei ongi läbi. Nii et küsimus ongi selles, et vaat siin oli juttu sellest, et ma ei ole prouaga nõus. Eesti on üks kihvtimalt üles vuntsitud, kui me räägime, kuhu sõidame lihtsalt maapiirkondades. Eesti on üks paremini üles vuntsitud maatükke siin regioonis, kui ütleme niiviisi. Ja tähtsi on ka maaelu, sest ega põllumajandus loob maale töökohti väga vähe. Põllumajandus tootmine, suurtootmine oli mehaniseeritud, seal on see lüpsi see karussell on ja seal keegi valdab arvuti nuppe lihtsalt. Nii et kui me räägime maaelust kui sellisest, siis me ei saa rääkida põllumajandust, sest see on 2% hõigatudest. Me saame rääkida seal kõikvõimalike teenuste osutamisest, väiketootmisest. Ja me saame rääkida ka linnainimestest, kes maale lähevad ja sellel majal on nüüd katus peal, eks. Nii et, aga see on muidugi väga kallis lõpu, seda saavad endale lubada üle keskmise jõukad inimesed elada siis nautida seda maaelu ja seda keskkonda seal ja nii edasi. Nii et kuidas see linnainimesest kasu saab, ega tal on ka seda tagalat vaja, vaata Eesti ei saa olla nagu üks suur pommiauk, mõtlesin, et kui need tänased trendid jätkuvad, siis ongi 20 aasta pärast on meil 1,5 linna ja siis veel 20 aasta pärast näidatakse viimase eestlasi Rocca al Mare Vaba Muuseumiseks ja pileti raha eest välismaalt turistidele. Aga Eesti ei saa funktsioneerida nagu pommiauk, et on üks suur lage tühi väli ja siis on mingi kuldmuna on seal põhjarannikul. Aga äkki on hoopis hea, et on niisugune suur rahvuspark, kus jah, see on siis, see ongi need viimased eestlased seal mulgi kuues muruvitsikene peas, tatsivad Karajani ja söövad kama ja verikäkki ja SKT elaniku kohta saab olema väga suur, sellepärast, et paar inimest seal teenivad päris kõvasti. Kuidas see jõgi tagasi poolama pöörab? Väga raske. Ma sõin just kama enne siia tulekut ja ma ei tea, kui paljud söövad tänapäeval, aga kas te olete kursis, kui palju pakk kama maksab? See on 1,68 poes. Kui me rehkendame selle kroonidesse, siis see on absurd. Seal pakis on paar klaasitäit purustatud hernest, otra, nisu ja rukist. Ja see on absurd. Ja kui me räägime sellest, et maal ei toodeta mitte midagi ja töökohti ei anna need suurtootjad, siis see on täiesti tõsi. Ja tänapäeva suurtootjad on tänapäeva suurparunid. On suurparunid ja see ei too maainimestele mitte mingisugust kasu, et nende akna all on mingisugused rapsipõllud ja lendavad mingid mürgipilved ja seda keskkonda nii-öelda siis seal saastatakse regulaarse järjekindlusega ja mitte midagi õieti justkui nagu ei olekski teha. See ei too Eestile kasu, sest enamus sellest toodangust läheb ekspordiks ja see ei elavda meie majandust, vaid see toob hüvesid nendele suurpõllumeeste nii-öelda väga-väga väikesele seltskonnale. Aga maad me ei saa siia juurde teha, me ei saa Eestile teha maa alla uusi korruseid, nagu näiteks Monacos on tehtud 7 korrust maa alla, kuna maad ei ole. Vaid see, mida me saame teha, on ikkagi maainimestele anda võimalus ise midagi toota. Ja tänapäeval ei ole küsimus tootmises, vaid turustamises. See ei ole kellegi üllatus, eks ole. Ja vaat siin saab teha ära riik väga palju selles, et aidata inimestel neid mahetooteid turustada. Riik ei saa minna igasse supermarketi ketti pidama läbirääkimisi, aga riik saab ennast kujundada selliseks kaubamärgiks ja selliseks keskkonnaks, kus inimeste toodang omandab mingisuguse lisaväärtuse lisaks sellele, et ta on lihtsalt tore või puhas või keegi Selma või Alma selle tegi, eks ole, või kokku kudus või mis iganes. Ja siin ma räägingi sellest, et riik, mis rajab brändi, ta on 100%, 100% ei saa ükski riik olla muidugi, aga et ta on nii palju kui võimalik orgaaniline, see on rahvusvahelisel turul, see on megahitt, uskuge mind. 2 aastat tagasi ma olin jälle Indias, kus inimesed on väljast räpased, aga sees sageli palju puhtamad kui läänes. Ja ma läksin Dharamsalaas, Himachal Pradeshi osariigis, see on selline väike mägilind,
Mägi linn, kus asub Tiibeti eksiilvalitsus, Dalai-laama residents ja nii edasi ja on ka turistide nii-öelda selline kuumpunkt. Ma läksin poodi ja ma tahtsin endale osta, kuna India on sageli üsna räpane, ma tahtsin endale osta, on müügil sellised vedelikud, millega käsi puhastada, kätte desinfitseerimise vedelik, eks ole. Ja ma läksin tavalisse väikesesse poekesse seal Dharamshala Mägi linnas. Ja seal on riiul, hügieeni tarbed, hambapasta, kõik, mis seal on, puuder, nii ja naa. Ja leidsingi üles selle sektori, kus müüdi neid kättepuhastusvedelikke, jah. Indias on üks väga suur, Eestis ka müüakse neid tooteid, Himalaya selline bränd on. Või eesti keeli öelda siis Himalaja, eks ole. Ja nad toodavad kättepuhastusvahendid. Ja see on Ayurveda retseptide täismahe, eks ole, selline nii-öelda sari. Ja seal oligi Himalaya kättepuhastusvahend. Ja selle kõrval täpselt sarnase kujundusega, sama suure pakendiga, samasugustes mahedates värvides oli teine kättepuhastusvahend. Selle nimi oli Estonia. Ja seal oli 3 erinevat sorti neid. Kiiviga, laimiga, mingi lõhnaga. Ja ma võtsin ja vaatasin, mis sinna veel on peale kirjutatud. Sinna oli peale kirjutatud Made in China, valmistatud Hiinas. Meie puhast loodust hinnatakse teisel pool maakera rohkem, kui me ise siin teeme. Ja meid juba ongi muudetud brändiks teatud turgudel, isegi kui me ise sellest mitte midagi ei tea. See vili vedeleb meie ees maas, me peame ainult kummardama, üles noppima. See ei ole tegelikult nii keeruline. See naine sai eelmisel aastal aasta ettevõtja tiitli, kes neid toodab. Estonia kättepuhastus. Ta teeb üldse jah, kõik võimalikke puhastusvahe. Eesti naine. Toodab Hiinas neid. Kõik toodame Hiinas selle, aga see on siin välja mõeldud, siin kogu see retseptuur kõik on siin välja mõeldud. Jah, ta igal pool toodab. Väga huvitav. Ernst & Young, Udu Peen gaalaüritus, ta sai selle aasta selle ettevõtja tiitli ja läks Monacosse veel sellele maailma, sellele kokku. Nii et see on kihvt naine. Ja. Palun olete küsimustega lõpp. Paar kandistaat repliiki, kas tohiks teha. Udu Hiinasse, siis jätame seda meelde, et tegelikult on kommunistliku riigiga, kes näiteks on anastanud praegu juba 5% Ukraina põllumaadest üles ostnud. Rentile võttis 50 aastaks. Sama oht seisab ees ka võib-olla Eesti põllumaadega lähitulevikus, kui hiinlased seda vaid soovivad. Mis puutub palju räägitud toitu, siis alustagem oma mõttelaad muutmist sellest, et aastal 2011 lisati Eestis Prügimägedele 325 000 tonni toitu. Võib-olla te saate enda mõtteid esinejatega arutada ka lõpus. Nii, siis härra Arrakule selles suhtes tähendab, et kui me talume siin riiklikult rahasüsteemi, mis on üles ehitatud Rootsi suurkorporatsioonide toitmisele, tähendab ilma piiranguteta kasumi väljaviimisele nende pankadele visiit. Ja oleme teinud kõik takistused ühistupanganduse tekkeks Eesti Vabariigist. Siis me saame rääkida Eesti Ökovabariigist ainult muinasjuttudest. Tänan. Soovite kuidagi kommenteerida? Ma ei tea, need olid eestlased müüsid oma pangad ära välismaalastele siis, kui oli Kagu-Aasia finantskriis 97. Eesti pangandus likvideerus. Eestlased olid need, kes ära müüsid. Seda küll, aga mis nüüd seda teevad, ma ütlengi, täna ma ütlen, et see võib olla vale, eks ju. Aga seda teevad paljud eestlased, aja firma üles ja 40-aastased müüvad ära ja saavad rantieks. Hobidega tegelema reisima. Et meil selliseid, kes viitsiks pidada mitu põlvkonda järjest firmat ja see on probleem. Millised tehnoloogilised lahendused aitavad või võiksid aidata meil liikuda ökoriigi suunas? Tehnoloogilised? Ma tooksin võib-olla hoopis teise teema sisse, et alustaksin natuke kaugemalt. Et kui Andres Arrak siin viitas sellele, et kogu maailm ei saa tarbida 5 või 6 kordselt, siis tõsi ta on, et üks väga oluline asi, mille pärast
ka meie ei saa nagu jätkata kogu see tarbimispidu on see, et taastumatud ressursid, sealhulgas nafta, hakkab lõppema. Ja kui Roy on siin väga kirglikult rääkinud mahepõllumajandusest, siis mahepõllumajandus küll, kui seda tehakse suurelt, sõltub oluliselt vähem taastumatutest ressurssidest ja naftast kui tavaline intensiivne põllumajandus. Aga tavalisel moel mahepõllumajandust tehes, tavaliste diiseltraktoritega on see samamoodi naftast sõltuv. Et kui me tahame tõeliselt ökoriigiks saada, siis minu arvates üks kõige sellisemaid esimesi asju on mõelda läbi väga sügavalt kogu energiakontseptsioon. Et kust kohast see energia tuleb, mis energia see ikkagi on, mida me tõepoolest tarbime. Ja kui me räägime siin sellest, et mida riik saab teha süstemaatiliselt, siis taastumatud energiat ja taastumatutel energiatel põhinevad tehnoloogiad võiks olla üks lahendus. Ja kui siin Roy rääkis ka sellest, et meie üks eeliseid ja lahendusi võiks olla puhaste ja mahetoodete tegemine, siis üks selline riiklike vahend jälle, millega seda saab soodustada, on maksustamine ja keskkonnakoormuse maksustamine. Et praegusel hetkel Eesti riik ja Euroopa Liit toetab näiteks põllumehi ja toetab mahepõllumehi pisut rohkem. Aga kuna see tootmine võib-olla ei pruugi alati olla nii efektiivne, siis selle toote hind ikkagi tuleb kallim. Aga kui maksustamissüsteem keerata mõnes mõttes nagu pea peale, et me mitte ei toeta millegi tootmist, vaid me maksustame selliseid tooteid, mille keskkonnakoormus on suur või suurem kui teistel, siis selle toote hind tarbijale läheb kallimaks. Ja see on see küsimus, kui Andres Arak räägib tarbimisest ja et inimeste tarbimise tarbimisvalikud olenevad hinnast ja asjadest, siis see on üks hoobasid, kuidas inimeste tarbimisvalikuid muuta. Ja see on selline ühiskondlik kokkulepe, võiks olla. Te ennem mainisite ka energiaallikaid, mida me peaksime siis selle põlevkiviga pihta hakkama, et praegust ikkagi valdav osa elektrienergiat toodetakse põlevkivi baasil. Et me võime ju selle põlevkivitööstuse kinni lükata, aga kust me selle elektri siis võtame? Mul on ka paar repliiki. Elekter on tänapäeval hästi oluline ja räägitakse siin tuumajaamade ehitusest ja igasuguseid ulmelisi jutte, aga ja räägitakse energiajulgeolekust, unustades ära selle, et energiajulgeolek, see tähendab seda, et mitte julgeolek on tagatud sellel, kes võimalikult palju toodab, vaid sellel, kes võimalikult vähe tarbib. See on tõeline julgeolek. Ma ei tea, ma ei ole põlevkivitööstuse mingisugune spetsialist, eks ole, aga ilmselgelt see on ajast ja arust ja me tarbime lihtsalt liiga palju elektrit Eestis. Meil ei ole seda elektrit nii palju üldse vajagi. Et siin ma olen nõus Andrus Ansipiga, kes ütleb, et kustutage natukene rohkem tulesid ära, eks ole. Et võib-olla see on ka ainus asi, kus ma temaga üldse nõus olen. Aga kas Eesti saaks niimoodi roheliseks hakata, kui me lükkaksime selle keskkonda kahjustava elektri tootmise naaberriiki ja ütleksime, et me oleme väga rohelised, et me ostame ise lihtsalt elektrit. Ei ole olemas mitte mingisugust naaberriiki, meil on olemas üks selline pisikene pallikene. Meil ei ole olemas mitte ühtegi naaberriiki. Meil on olemas üks planeet. See ongi meie kõiki riik. Kas me tahame seda või mitte, meil ei ole olemas naaberriiki. Mongolit rääkisid paar aastat tagasi, et tahame kinkida sulle valge kaameli varssa. Ma ütlesin, et ma ei saa seda kuidagi moodi Eestisse tuua. Nad ütlesid, et aga õpetada vile peale tulema, et Venemaale on võimalik, et viida Vene piirini ja siis vilistada.
ja valge kaamelivarst tuleb, kõnnib läbi metsa Eestisse ja piirivalve ei saa mitte midagi teha, sest loom ju lihtsalt tuli, eks ole. Ei ole olemas mingisugust naaberliitu. Ma toon ühe väga elulise näite. Mul on sõber, tema nimi on Vishnu Pasat Brandi. Ma ei ole nüüd teda aasta aeg umbes näinud, aga ta on selline Nepali mees, minust paar aastat vanem. Ja sina ka tunned teda, ma arvan. Niimoodi. Ja tal on vanemad. Vanemad on elus, vanemad on banaanifarmerid Nepali džunglialadel, mida kutsutakse tarai kokkuleppeliselt. Niimoodi. Ja ma võin kirjeldada, kuidas näeb välja tema ema hommik. Tema ema ärkab üles, niimoodi, loeb paar palvet, midagi seal Nepali keeles. Nii. Ja siis ta hakkab süüa tegema. Selleks, et süüa teha, on tal vaja energiat, eks ole. Tal on vaja kuidagi ju, keeta seal oma riisi ja nii edasi. Ja ta läheb õue enda nii-öelda selle hüti või urtsiku seina taha ja ta võtab pühvli sõnnikut, ta võtab inimeste sõnnikut, ta võtab nii-öelda, nagu eesti keeles öeldakse, sitta, eks ole. Ja ta viskab ühte kasti selle sõnniku. Ja siis ta valab sinna natukene vett ja seal on üks vänt ja ta väntab niimoodi. Ja laulab seal midagi. Aisana maruni. Niimoodi laulab ja natukene aega väntab ja siis ta läheb tuppa ja keerab, tal on seal väikene gaasipliit, tõmbab tikku ja on tekkinud looduslik gaas. Ja selle sama biogaasi või metaaniga ta valmistab väga maitsva heine ja veel laulab natukene, veel palvetab ja siis ta läheb oma muid töid tegema. Eestis me toodame ka sõnnikut muideks. Iga üks meist on niimoodi. Meil on koduloomad, kes toodavad sõnnikut. Meil on igasugused orgaanilised jäätmed. Mida me nendega teeme? Istu keldrisse tuleb teha siis see gaasikatla maja. Et jah, tahtsin küsima. Aga need lõhnad siis... No mis lõhnad? On olemas ju ventilatsioonikorster. Ja vaadake, nõukogude ajal ma olin väikene poiss ja minu vanaisal olid lehmad paar tükki. Ja toona oli see probleem, et kus saada heina lehmadele. Ja iga väikenegi selline lapikene tehti kohe heinaks nii-öelda. Et niideti ära ja kuivatati. Ja kui mu vanaisa oleks näinud seda murutraktorite mürinat ja buumi ja seda, et lihtsalt niidetakse ja raisatakse, ta ei oleks uskunud, ta oleks arvanud, et see on halb uni. Ja vaadake, kui palju energiat me raiskame igapäevaselt juba ainuüksi oma trimmerite ja nende murutraktoritega. See on puhas energia. Me raiskame seda topelt. Kõigepealt me oleme lasknud kusagil ehitada mingisuguse plekist, eks ole, sellise sõiduki, mis niimoodi pläriseb ja müriseb. Me paneme sinna sisse kütust ja siis me veel raiskame ära selle muru ja kõik selle ressursi. Ja kas me tõesti kütaksime kõik meie majad talvel biogaasiga ära? Nii palju siit saame küll. Meil on olemas võsa, meil on olemas seesama hei, meil on olemas igapäevased toidujäätmed. Ma ei tea, kas me kõik ära kataksime, aga me väga olulise lisa. Taanis on väikesed külad on ehitanud endale päris suuri selliseid biojaamasid ja nad toodavad piisavalt energiat, et saada hakkama. Taani kliima on pehmem kui Eestis, aga see on suund, millega meil on ilmselgelt nagu ala tegeletud. Ja sellele peaks rohkem tähelepanu. Ma olin Hiiumaal ühel keskkonnaalasel konverentsi. Ma igale poole kutsutakse naljakatesse kohtadesse, aga siis seal oli Tallinna Tehnikaülikooli teadlased olid ära tõestanud, et ainuüksi Hiiumaa teatavasti kõige metsasem maakond ka Eestis, eks. Et ainuüksi kasest, ühest puuliigist, mis kasvab Hiiumaal, saaks Hiiumaa kõik energiavarustuse, sooja, elektri, kõik asjad. Täitsa võimalik, aga lihtsalt tahtmist. Ja ma lisaks juurde, et mõnes mõttes ei ole pilt nagu nii lootusetu. Kui me vaatame kas või Tartu linna, siis väga suur osa Tartu linna soojusest tegelikult tuleb juba taastavast energiast. Puhtast puuhakkest, mis tuleb Eestis. Ise küsimus on see, et kuidas me neid metsasid tõepoolest ka majandame. Aga selle biogaasi näiteks, et samad ökokülad üle terve maailma tegelevad tehnoloogiate arendamisega, mis oleksid just sellises külamõõtu või mõnesaja inimesele sobilikud. Just käisin mõned kuud tagasi Portugalis Stamera nimelises ökokülas, kus neil oli väga hea näide sellest samast biogaasist. Et kuidas on nende köök, üks köökidest, kus heinestab iga päev 30–120 inimeseni ja see
toit, mis siis valmistatakse 2 korda päevas 30 kuni 120 inimesele, tuleb sellest energiast, mis seal samas köögis toidujäätmetega tehakse. On siis need juurviljakoored või siis toidujäätmed, mis üle jäävad. Ja kõik. Ja nad katsetavad kõikide muude taastuvate tehnoloogiatega samamoodi. Üks selline väga põnev asi, mis sealne nii-öelda see energiajuht siis ütles, oli see, et on olnud väga pikka aega veendumusel, et meie läänlastena peame oma energiatarbimist väga palju vähendama. Et taastuvatest energiatest, et taastuvate energiatega hakkama saada, et saada päikese, tuule, vee ja biomassiga hakkama. Aga tema seal külas katsetustes on jõudnud nii kaugele, et nad suudavad toota rohkem energiat, kui neil vaja on. Ilma, et nad tarbimist siis piirama. Kuna meil aega lõputult ka alles, ma ennem kui annaksin võimaluse ka publikul jälle küsimusi küsides, et esinejad saaksid anda mingi ühe mõtte, mida näiteks publiku seas inimesed saaksid ära teha, et ökoriiki suunas üldse liikuda, et sõnastakski enda küsimuse niimoodi, et mida iga inimene, kas või praegu saalis istuja siis saaks teha, et Eesti liiguks ökoloogilisema riigi suunas. Mina Kivimajja ei kooli isegi tapmisähvardusele kunagi, selles mõttes ma elagi puumajas, ahiküttega, omast metsast oma puu, seda kasvab, võsa kasvab rohkem peale, kui ma jõuan ära lõigata pagasnikus linna, ahju, ongi. Liina Järvste? Ma laseks natuke pikemalt, et maailmas on üks selline väga palju hoogu saanud liikumine, mille nimi on siirdelinnade liikumine või siirdekülade liikumine. Et kui siin ennem rääkisime sellest, et Eesti riigil puudub idee ja et kas me siis nagu suudame võtta selleks ideeks ökoriigi idee, siis kui me seda ei suuda, siis kui meil on piisavalt... Paluks veel natukene lühidamalt kokku. Aga ma ei räägi lühidamalt, ma räägin natuke pikemalt just nimelt praegu, sest et mehed on rääkinud päris palju ja ma tahan sellest rääkida. Üritaks siis, kuna meil on siiski ajaline piirang. Rasta räägib. Et see on selline kodanikualgatusel põhinev liikumine, kus mõnes külas või mõnes linnas tulevad inimesed kokku, kes saavad aru, et keskvalitsus ei võta midagi ette. Ei võta ette selle heaks, et meie elu oleks kestlik ja jätkusuutlik siin ja praegu. Ja nad tulevad kokku ja hakkavad mõtlema, kuidas meie siin ja praegu oma linnas, oma külas saame oma elu muuta keskkonnasõbralikuks, jätkusuutlikuks. Ja luuakse siis sellised rakukesed, tehakse sidemeid erinevate keskkonnaorganisatsioonidega, räägitakse inimestega ja hakatakse analüüsima muuhulgas, kust tuleb meie energia, kuhu läheb meie prügi, kus ringlevad meie majanduslikud ressursid, millised on meie inimeste vahelised suhted, kust tuleb igasugune energia meie kogukonda. Ja hakatakse analüüsima siis seda, kuidas meil on võimalik kodanikena seda muuta jätkusuutlikumaks. Ja see läheb nagu sellise väga praktilise tasandini välja, alates sellest, et kutsutakse kokku inimesi, et vanemad inimesed saaksid noorematele õpetada kõige lihtsamaid käsitööoskusi. Kuidas nõeluda sokki, kududa sokki, teha moosi või muud sarnast, kuni selleni välja, et luuakse koha peal kohaliku elu edendavaid sotsiaalseid ettevõtteid. Olgu need siis seotud toiduga, energiaga või millegi muuga. Ja viiakse see majandamine tõesti väga kohalikule tasandile. Ja Inglismaal siis esimesed üleminekulinnade ja külade liikumised on jõudnud nii kaugele, et inimesed nendest liikumistest on võitnud ära kohalike omavalitsuste valimised. Et see liikumine on koha peal läinud nii tugevaks, et need inimesed on sisuliselt nii-öelda
struktuuridesse imbunud. Ja neid kogukondasid on siis üle maailma juba tuhandeid. See algus Inglismaalt ja on levinud üle terve maailma. Eestis ei ole mitte ühtegi, aga lätlastel juba üks on. Just äsja alustatud. Ma arvan, et keda vähegi huvitab see, et mida mina siin ja praegu saan ära teha nii, et ma ei tee seda ainult oma enda majapidamises, siis võib-olla seesama ülemineku linnade või ülemineku külade liikumine on üks võimalus, kuidas teha algust. Tänan teie mõtete eest. Annaksin ka siis lühidalt sõna Roy Striderile, et saaksid teha. Mida ma nüüd täpselt ütlema? Võiksite võib-olla mingi ühe mõtte veel anda ja mida saaks siis iga inimene ära teha? Tõstke käsi need inimesed, kellel on kodus pesumasin, kes kasutavad seda pesu pesemiseks. Nii. Palun hakake edaspidi pesuvalgendajana kasutama soodat, söögisoodat ja pesu loputusvahendina pange oma pesumasinasse üks supi või teilusika täis tavalist toiduäädikat. Nüüd tõstke üles käsi inimesed, kes elavad Tartus ja kes kasutavad või kelle peres on kasutusel sõiduauto. Mina ei ela Tartus, aga nii, päris palju on selliseid. Ma plaanin ise kevadel vahetada enda auto välja, ma tahan osta endale kasutatud universaalkerega Volvo, mis on juba tehases ehitatud kahesüsteemseks ja mis kasutab selle bensiini kõrval tegelikult hoopis peamise kütusena maagaasi. Mitte LPG gaas, mida on siin igal pool juba tanklates müügil, mida tehakse nafta tootmisjääkidest, aga maagaas, CNG. Ja ma soovitan kõikidel inimestel teha samasugune tehing. Otsige endale sarnane auto, Volvo, eks ole, on see tootja, Rootsi firma. Makstud reklaam. Ja vahetage välja või kui te seda ei soovi teha, laske enda autole paigaldada maagaasi seade. See tähendab seda, et teil on olemas bensiini, paak ja maagaasi, balloon. Auto käivitub bensiiniga, kui mootori töötemperatuur on saavutanud 40 kraadi, siis ta automaatselt lülitab ümber ennast maagaasi peale. Ja teie sõidukulud Tallinnasse ja tagasi on alla 10 euro ja põhimõtteliselt tuleb enam-vähem puhas õhk sealt Sumbutist välja ja Tartus Tähe tänaval on olemas maagaasi tankla. Võin ühe selle lisada. Ja potentsiaalis on see asi võimalik panna biogaasi peale. Kuulge, see kõik oli jama sellepärast, et meie peres on elektriauto ja Tallinnas käimine maksab 3 euri. No jaa, aga kui palju maksab elektriauto ja kui palju maksab... Riik maksab pool kinni. No seda küll, aga see on ikkagi arvestatav summa, aga kui me vaatame, kui palju maksab auto ümberehitamine maagaasi peale, siis me näeme, et tegelikult on ikkagi hoopis see kasulik. Suur tänu. Nende huvitavate mõtetega võib-olla tõmbakski praegust õhtu kokku, kuna meil aeg siiski on ka piiratud. Keda mõni küsimus jäi veel kripeldama, siis loodetavasti on esinejatel hetk aega veel eraviisi vastata. Ja teke järgmist ürituste ja paljude teiste Tomustorp patendise ettevõtmiste kohta informatsiooni saamiseks jälgige Tomuse Facebooki lehte või siis kodulehekülge. Ja tänaksin väga publikut osalemast ja loodetavasti oli teil huvitav ja hariv õhtu. Ning täname ka Loodusmaja, et nad meile oma ruume lubasid kasutada. Ja kena õhtu jätku kõigile ja eriti suur aplaus tänastele esinejatele. Naised ja sai vähe, sellepärast me kõik mõtlesime ühte moodi, et oleks pidanud siia ikka mingi padutarbija ka tekitama siia, siis oleks huvitavam. Ükski padutarbija ei tunnista ennast padutarbija. No või mõne sellise, kes vähemalt oleks vastu vainud.